Tšau! Alustame SK Reporteri 62. saatega. ...23. aprillil toimus Sindi seltsimajas etendus Arabella, kus osales üle 100 meie kooli õpilase. Ning pärast etendust olid avatud ka õpilaskohvikud. Selle aasta eriliseks nüansiks oli lapsevanema Eero Tiitus osalemine Arabella isa rollis. Täname lavastaja Enevi Arusaart ning kõiki juhendajaid selle imelise etenduse eest. 1. mail tähistati rahvusvahelist kiusamisvastast päeva ehk roosa särgipäev. Selle päeva eesmärk on juhtida tähelepanu kiusamise probleemidele ja toetada sõbralikku ning turvalist koolikeskkonda. Roosat särki kantakse selleks, et näidata toetust neile, kes on kiusamist kogenud. Igaüks meist saab aidata kaasa sellele, et koolis oleks rohkem hoolivust, austust ja üksteise toetamist. Ongi suvi nurga taga või paar päeva veel ja olemegi juba jälle mõnusal suvepuhkusel. Nii et polegi midagi kui paar suuremat pingutust ja siis saabki puhata. 14. mail külastas meid Jüri Ratas. Muideks, ma sain ka Jüri Rattaga pilti. Kohtumise korraldas 8. A-klassi õpilane Mirte Lakkaja oma loovtöö raames. Loengus Kes mõjutab maailma ja kus on Eesti rääkis Jüri Ratas Euroopa Liidust, haridusest, sõjast Ukrainas ning Eesti tulevikust. 8. mail toimus taas kord meie kooli aasta suursündmus. Playback. Seekord sai Playback esmakordselt aset Sindi seltsimajas. Oli uhke ja auväärt koos Kadri Rämmeldi ja Anu Välbaga. Selle aasta Grand Prix võitjaks osutus 10. A-klass Stig Rästa ja Elina Born Goodbye to Yesterday. Lisaks astus lavale rekordarv esitusi, kokku lausa 16 tükki. Suur aitäh kõikidele osalejatele, õpilasesindusele ja kohtume juba järgmisel aastal. Tere! Toon teieni 62. Sindi Reporteri spordiuudised. 8. mail toimusid Jõulumäel Pärnumaa koolide meistrivõistlused krossijooksus. Auhinnalised kohad saavutasid Henri Liloveer, Lisanna Sinisalu, Grete Tammsalu ja Sten Sander Sedrik. 9. mail toimus Tallinnas rahvusvaheline turniir Huarang Cup. Väga edukalt esinesid 6. A-klassi õpilased Danil Kalatšarov ja Henri Pärnoja, kes võitsid mitu medalit nii individuaal- kui ka meeskonnavõistlustel. Samal päeval toimunud rahvusvahelisel karateturniiril Budo Cup 2026 saavutas 11. klassi õpilane Reinhold Rebane meeste kata arvestuses 3. koha. 14. mail käisid 3. B, 4. B ja 11. A-klassi õpilased Pärnu jõel süstasõiduga tutvumas. Täname Sindi aerutamisklubi, lapsevanem Kai Luike ja treenereid. Kohtumiseni järgmine aasta. 14. mail toimus Sindi gümnaasiumi kevadkontsert. Kontsert toimus Sindi seltsimajas, kuhu olid oodatud kõik õpilased ja ka õpetajad. Kontserdil esinesid mudilaskoori lapsed ja ka nende lapsevanemad. Poistekoori lapsed ja jällegi nende lapsevanemad. Naiskoor ja noormeeste ansamber. Täname neid kõike suurepärase esituse eest. See oli aga meie Sindi gümnaasiumi viimane selle hooaja Reporter 62. saade ja kahjuks pean aga mina teiega hüvasti jätma. Ma soovin teile ilusat koolivaheaega, ilusat suve, minge õue, ma ei tea, saage kokku oma sõpradega ja nautige. Tšau! Registreeritud oli 7. Pane edasi. Just nimelt, Playback on tulemas. Roosa särgipäev. Täitsa Ei, mitte nii. Tule ette. Jah.
asjad võtavad aega alati enne, kui need realiseeruvad. Meil on aega tegelikult nagu vanasti, lihtsalt elu on keerukam. Et ma tean, mida teen, kui ei tea, millal teen terve elu tean ees. Kõige jaoks on aega veel, et mõtlen. Enne kui teen, kui kõhklen, siis Oh my God, when I see you I should run, but I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes